Tere! Ja 4.2 on siis meil käes, mis viimistleb ilusti siis ära selle sihukeste alustalade peatüki ettevõtluses, siis see on eesmärkide seadmine. Ja kui te võtate õppematerjali juurde, siis on seal üks uhke punane kolmnurk. Ja ideaalis võiks elu käia meil niimoodi, nagu seal punases kolmnurgas kirjas on. Et kõige alustala ettevõttes on põhiväärtused, siis sul on selge see nagu makro- ja mikrokeskkond, turg, kliendid, kus sa liigud. Sealt tuleneb ka visioon ja missioon ja siis slogan läheb sinna juurde või hüüdlause. Ja peale seda tulevad eesmärgid, mida me siis täna hakkame käsitlema ja eesmärkidest peaks siis lähtuma kas eraldi siis strateegilised eesmärgid või siis juba strateegia ja strateegiast edasi konkreetne tegevuskava. Et siin on hea vaadata näiteks omavalitsuste sihukest nagu arengukavasid, strateegiadokumente, ükskõik ministeeriumite omi ka, et need on need nagu, kuidas need on üles ehitatud ja see kolmnurk võiks toimida. Reaalne elu. Ma ei teagi, kas see nii päris on. Sellepärast, et põhiväärtused on niikuinii meie enda olemuses väga palju elustiili ettevõtluses kinni ja meie meeskonnas. Visioon, missioon ka on kuskil nagu kuklas olemas, mingid eesmärgid on ka, aga edasi juba läheb sihukeseks häguseks, mulle tundub, et strateegia ja tegevuskava, et inimesed need ei moodusta nagu sellise ühtse terviku, vaid nagu segapudrukapsad, et kõik teevad natukene igalt poolt ja kui tuleb suurem tulekahju sisse, siis võetakse see suund, tuleb mingi äkk mõte, võetakse too suund, joostakse sinna, siis joostakse sinna. Et ideaalis tegelikult võiks olla nagu meil see taskulamp, kui jälle tuua seda taskulambi sünonüümi, siis taskulamp vihk paigas ja siis me ei näegi neid erinevaid muid treppe, kus on võimalik üles ja alla ronida. On ju nii? Et siin ongi siis eesmärkide puhul ongi hea tuua ka see spordiga paralleel, on ju. Et tal on nagu sportlased on tihti mingi visioon ees ja selleks, et ta jõuaks selle lõppeesmärgini, ta peab mingeid vaheeesmärke enda jaoks seadma. Ja üldiselt on ju kasutatakse selle eesmärkide seadmiseks, kõik on kuulnud SMART mudelit, aga on olemas ka SMARTER mudel, mis tagab seda, et see eesmärk on kuidagi paremini sõnastatud selliselt, et sa ise märkad ka, kas oled selle eesmärgi täitnud või mitte ja kas sa üldse liigud sinnapoole või liigud vastupidises suunas. Et miks neid eesmärke on vaja siis nii täpseks ajada, ongi see põhjus, et sa märkaksid, kas sa liigud selle poole või siis sa oled 50% sellest eest ära teinud või siis sa oled veel täiesti vastupidises suunas läinud. Siis ennast pole halb, siis tuleb uus eesmärk luua ja eesmärgid muutuvad, kohe kindlasti muutuvad. Ehk siis, ja selles ei ole mitte midagi halba. Et kui me eesmärgid muutuvad. Et tegelikult elu juhtub ja elu tavaliselt tahab liikuda sinna, kuhu tema tahab. Et siin ongi see ütlus, et Jumal naerab siis, kui inimene plaane teeb või midagi sarnast. Mul on nende ütlustega alati see, et ma ütlen neid kuidagi tagurpidi, kui õige asi on. Aga see on mingi minu kiiks. Et ühesõnaga liiga palju plaane ka ei ole hea, sellepärast, et siis sa ei märka neid võimalusi, aga mingid plaanid võiks olla, sest muidu sa kolistad kõik need kraavid sealt läbi, mis seal tee kõrval on. Et võiks ikka nagu tee peal püsida, mitte kraavis enamus aega. Ja siin on ka hästi palju toodud seda nagu autoparalleeli, et
Et kui sa tahad ühest punktist teise jõuda, siis kui sa näiteks oled autojuht, siis sa ju enda peas ikkagi mõtled välja, kuhu sa tahad jõuda ja valid ka sinna sobiva tee juurde. On ju? Et kui mul on vaja jõuda lapsele lasteaeda järgi, siis ma enda peas mõtlen ikka välja, kust kaudu ma lähen, mitte ei vaata, et vaatame, kuidas elu juhtub, mis tunne on. Et päris kindlasti sellise nii-öelda elu juhtub, mis tunne on mõtlemise puhul, mul läheb kõvasti kauem aega, et sinna lasteaeda jõuda. Ja siis lasteaed on juba kinni. Või siis on 100 korda mulle helistatud, et nii, et kus te olete. Et tegelikult meie igapäevaelu ja ettevõtluses need paralleelid toimivad alati, et täpselt samamoodi, kui sa ei panegi seda nagu sihti ei tea ja ei tea ka seda liikumistrajektoori, siis siht nagu eesmärk, kuhu sa tahad jõuda, lähebki eest ära. Sul ei olegi võimalik enam seda saavutada, sest sa raiskasid liiga palju aega hekseldamise peale ära ja nii on. Ja siis ongi üks võimalus kohaneda, luua uus eesmärk. Antud juhul näite puhul ma peaks siis lapsevanemana minema mõne õpetaja koju oma lapsele järgi, aga ikkagi ma pean väga konkreetse plaani tegema, et ma sinna jõuaksin. Et alati, kui teil on tunne, et milleks neid eesmärke vaja on, siis mõtelge selle auto paralleeli peale, sest meil on väga keeruline sõita ja juhtida autot, kui me ei tea, kuhu me lähme. Täpselt samamoodi on ettevõttega, meil on väga raske ettevõtet juhtida, kui me ei tea, kuhu me lähme ja mis teed pidi me sinna saame. Et eesmärgid on väga olulised selle jaoks. Ja ma olen eesmärkide kunn või kuninganna, ma võiks öelda. Aja planeerimine ja eesmärkide seadmine käivad väga hästi kokku ja seal juures ka selle strateegia valimine aja planeerimise lähtepunktist, et milline strateegia on kõige mõistlikum, et jõuda selle eesmärgini, selle aja piires, mida mul on ette antud. Nii et ma olen väga kunn selles suhtes. Et võib-olla ma teen mingi ploki näiteks aja planeerimisest ka, et mis toetab väga palju ka ettevõtluse alustalasid, ma arvan. Ja on üks olulisemaid faktoreid, et aeg on ressurss, mida meil ei ole lõpmatust ja me ei saa kuskilt juurde. Ja samas seda on igal inimesel sama palju. Kellelgi ei ole aega rohkem või vähem. Et sellest lähtuvalt olekski mõistlik seda aega võimalikult efektiivselt ja tulemuslikult ära kasutada. Sellepärast, et kuidas ma ütlen, me elame ühe korra. Üldiselt me elame ühe korra ja mõistlik oleks elada sellist elu, nagu sina tahad elada. Ja sinu ettevõte võiks siis aidata sul seda eesmärki saavutada, elada sellist elu, mida sina soovid elada. Ja sul on nagu eesmärk paigas ja sa igapäevaselt liigud sinna suunda. Seepärast, et vahe-eesmärkide ja vahe-etappide kaudu sa järjest rohkem jõuad eesmärgini ligemale. Näiteks siin selle sama äriplaani kirjutamise ajal, et me kindlasti on see eesmärk, äriplaan valmis saada selline eesmärk, mis on vaja vahe-etappideks lahti tõmmata. Seepärast, et tegelikult on ühe päevaga võimalik ära kirjutada äriplaan, aga ikkagi selleks on teatavaid eelteadmisi vaja. Või siis parem näide on lõputöö kirjutamine ülikoolis näiteks, et seda sa üldiselt ühe päevaga ei suuda teha. Miinimum, millega mina olen bakalaureuse töö ära kirjutanud, oli 2 nädalat. Et väga nagu keskendunud fookuses ja 2 nädalat ainult selle nimel hingasin ja sai tehtud. Ja ikkagi mul on vaja see vaheetappideks lahti lükata, et ma saaks selle lõpu kätte. Kui mul ei ole neid vaheetappe, siis ma ei saa seda lõppu kätte. Ja sellepärast ongi oluline eesmärk tõmmata võimalikult täpseks ja samas ka loogiliselt lahti, et sul oleks võimalik ka jõuda sinna lõpuni. Nii, aga kuidas siis kirjeldada eesmärke? Smarter mudel.
on siis sihuke kaasaegsem nägemus eesmärkide sõnastamisest, et kui muidu oli smart mudel, siis nüüd on smarter mudel. Et on jõudnud paar faktorit juurde, mis peaksid olema sul eesmärgid. Esimene on ikka, et specific ehk siis spetsiifiline. Et ta on nagu sihuke magnetiks ja hoiab nagu fookust, ehk siis sinu eesmärk ei saa olla kõikide teiste eesmärk, et see on ainult sinu eesmärk ja sinu ettevõtte eesmärk. Ehk siis ta ei saa olla laialivalguv, vaid spetsiifiline. Mõõdetav on põhiline faktor, et mingi arvuline näitaja on sees, mis tagab selle, et sa saad aru, kas sa oled selle eesmärgi saavutanud või mitte. Pärast me jõuame näideteni ka. Saavutatav ehk siis pärast minu äriplaani näite puhul ongi see, et ma juba minu arvates, kui ma kirjutasin neid, siis ma aimasin, et see ei ole saavutatav. Ta on küll saavutatav, aga ta ei ole realistlik. Aga samas ta ei tohi olla ka sihuke liiga lihtne sinu jaoks, et seal peab olema mingi ambitsioon või pingutus sees. Ja mina olen enda jaoks kokku leppinud selle, et nii kui ma suudan, aja planeerimises ma panen iga kuu, iga nädal, iga päev omale eesmärgid, et nii kui ma suudan oma eesmärke, püstitatud eesmärke 75% ulatuses täita, siis on kõik ideaalne. Et minu jaoks ei ole see sihtväärtus 100, vaid 75. Et see nagu proportsioon tagab minu jaoks selle, et see eesmärk on sihuke nagu pingutust nõudev. Kui ma paneks kohe sellise eesmärgi, mis ma tean, et ma teen 100%, siis see ei paneks mind pingutama selle nimel. Et mulle meeldib, kui mul on nagu sihuke sisemine ora taga ja ma tahaks nagu kogu aeg lükata oma võimete piire kogu aeg kuskile veel edasi, et mitte olla nagu seal mugavustsoonis. Nii, realistlikud ja asjakohased. Et siin ongi see, et see eesmärk ikkagi peaks olema reaalselt sinule oluline ja realistlik seal juures, et sul ei ole mõtet luua eesmärki, mis sinu jaoks ei ole üldse asjakohane või selles valdkonnas ei ole teema. Et mis oleks hea näide? Et ongi see, et kui sul on mingi IT-sektori firma, siis eesmärk ma ei tea, kas see oleks asjakohane. Võib-olla on tänapäeval juba, et 75% tuludest annetatakse, mitte isegi paneme nii, et järgmisel aastal 100 000 eurot me annetame lastele näiteks. Kas see on ettevõtte seisukohast asjakohane või realistlik, et pigem ikkagi ettevõtte seisukohast see eesmärk peaks olema kuidagi käibe või müügitulu või mingi muu nüansiga seotud reinvesteerimisega. Ajaliselt määratletud, et siin peabki olema, nagu ma näite puhul ka tõin, ajaline raam juures, kas aasta, kuu, 5 aasta, oleneb, mis ajafaktori eesmärke te seate, et või nädalas, et mingi aja mõiste peab juures olema, kui seda ei ole, siis ei ole nagu korrektselt seatud eesmärk. Hindamine ehk siis jooksev eesmärkide ülevaatamine, hinnangu andmine. Et need on E ja R on siis lisatud smarter mudeli juurde, et sul oleks nagu kohustus seal eesmärgis ka üle vaadata seda, mida ja kuidas sa oled seda saavutanud. Ja järgmine punkt ongi siis premeerimine ehk siis premeerimine ja motiveerimine. Et seal juures, et kaalu langetamine on minu arvates hästi sihuke valdkond tõesti, et kus on oluline see premeerimine ja motiveerimine ja pidev nagu eesmärkide ülevaatamine ja hinnangu andmine, kas sa liigud seal suunas või vastupidises suunas.
et tänapäeval siis eesmärkide puhul on oluline ka lisada see dimensioon juurde, et kuidas sa premeerid ja motiveerid ennast ja kuidas sa annad protsessi ajal endale nagu hinnanguid, kas see on saavutatav või liigud sinnapoole. Nii. Ja kui sul ongi ajaliselt ära määratletud, näiteks 2019 aasta lõpuks on mul vaja, et mu ettevõte oleks loodud ja tegutseb, siis 1. jaanuar 2020 sa vaatad, kas sul on juriidiline keha olemas ja kas sul on esimene müügiarve väljastatud. Kõik. Et praegu ma seda mõõdetavaks faktoriks oligi siis juriidiline keha ja siis tegutsev ehk siis müügitulu. Et siin, kui palju seda müügitulu peab olema, seda ma ei määratlenud. Et põhimõtteliselt sa pead suutma hinnata, kas see on saavutatud või kus teel sa oled selles ja mis järgmine on. Et kuigi eesmärkide seadmine on minu arvates siuke asi, mida on nii ära nämmutatud, aga reaalsus on see, mul on krõbiseb siin. Reaalsus on see, et selle puhul väga palju eksitakse. Et tegelikult ikkagi tehakse see väga pealiskaudne, üldsõnaline ja need on kuskil arengudokumentides olevad eesmärgid, mida nagu igapäevaselt ei vaadatagi. Ja ma ei tea, kas ma räägin siin ära või. Üks parimaid raamatuid eesmärkide seadmise nagu siukseks toetamiseks minu silmis ja siuke nagu võimalus neid eesmärke reaalselt ka igapäevaselt hoida endal nagu kätt pulsil on selline raamat nagu Mis on teie üks asi? Autoriks on Gary Keller ja siis Jay Papasan. Ja see on Äripäeva kirjastusest tulnud raamat. Mul on isegi 2 tükki. Ühe ma andsin ära. Pühendusega vist jätsin alles. Jah, pühendusega mul alles. Et mulle väga meeldis see raamat. Just sellepärast, et siin räägitaksegi sellest, kuidas, siin ongi tegemist siis jälle kuskilt välismaa juhiga, kuidas tema nagu, mis strateegiat tema kasutab oma ettevõtte juhtimisel. Ja põhiküsimus on see, et mis on see üks asi, mul on seal spikker, sest mul on kontoris suur silt, mis see lause on, põhilause. Mis on see üks asi, mis mina või meie saame teha täna, et saaks see eesmärk täidetud ja et kõik ülejäänu muutuks lihtsamaks või tarbetuks. Seepärast, et eesmärk ei ole, sõna eesmärk on igal pool, eesmärk ei ole luua võimalikult palju eesmärke. Eesmärk on luua neid eesmärke, mis loovad tulemuse. Ja majanduses on Pareto printsiip, see kehtib nagu suhteliselt laias valdkonnas, tootmises ja nii edasi. Et see on üks võimas printsiip minu jaoks, mida ma tuletan igapäevaselt endale aja suhtes meelde. 20% asjadest, mida me täna teeme, annab 80% tulemustest. 20% annab meil nii palju tulemust. Ja 80%, mida me teeme, annab meile ainult 20% tulemust. Ehk siis me tikume tegema igasugust muud asendustegevust, seda 80% ja lõpptulemus on tegelikult 20%. Minu eesmärk, miks ma ka seda printsiipi igapäevaselt meelde tuletan ja miks see üks asi on nagu oluline meetod selle lahendamiseks ongi see, et ma leian iga päev üles see 20%, et saavutada see päeva tulemus 80% kätte. Ja need on esimesed asjad, mis ma ära teen.
Okei, mitte alati, sellepärast et vahepeal inimlikult ma nagu protestin või jonnin ka enda sees, sellepärast et mõned asjad, mida ma tean, et annavad selle tulemuse, ei ole sellel päeval selle nagu tujuga, aga üldiselt fookus peab paigas olema ja sa pead teadma igapäevaselt, mis see 20% on, mis tagab sinu jaoks selle 80% tulemuse. Sellepärast, et kui me teeme kõike muud, müra ja kustutame tulekahjusid, siis tegelikult meil mitte midagi tulevikus ei muutu. Ja seda ka ütlevad ka igasugused need juhtimiscoach'id, kõik, et kui sul on kõige kiirem aeg, siis vot siis sa peadki istuma maha ja asjad kirja panema ja panema paika strateegia, kuidas sa jõuad selleni, kuhu sa tahad jõuda ja tegevuskava. Et vot siis sa peadki istuma maha, mitte tormama ühest asjast teise. Sellepärast, et siis sa jäädki ühest asjast teise, kogu aeg tuleb uus tulekahju peale. Aga nii kui sa istud maha, mõtled enda jaoks välja need eesmärgid, paned oma fookuse paika, siis sa hakkad kaovadki teised tarbetud asjad ära. Mõtlen, kuidas on hea näide. Et näitekski, et mul on praegu raamatupidajana on majandusaasta aruannete tippuaeg, on ju, ja mailbox on suhteliselt tuline. Ja inimesed tahavad minuga kokku saada, aga minu fookus ja prioriteet on praegu see programm ära teha. Ja see tähendabki seda, et ma esmasena teen ära need asjad, et see programm saaks valmis ja siis, kui mul jääb aega üle, siis ma keskendun nendele muudele asjadele. Sellepärast, et tegelikult inimesed ei eelda, et meilid on üks põhjendusemaid aja raiskamiskohti. Inimesed ei eelda, et ma kohe vastan. Kui neil on vaja minu vastust, siis nad helistavad, on ju. Aga mul ei ole aega mõtetal raisata kõige produktiivsemat aega oma päevas selle peale, et ma vastaks meilidele. Ma saaks teha midagi muud selle ajaga ja see efektiivsus oleks teine. Nii, jõuame tagasi siis eesmärkide poole. Et see üks asi, soovitan tõesti lugeda ja see aitab ka teid, kui teil on oma ettevõte juba olemas ja igapäevaelus ka, aitab mõtiskleda, mis on need asjad, mida te iga päev peaksite tegema, et asjad saaksid tehtud ja kõik ebavajalik muutuks tarbetuks. Et seesama autor vist oma meeskonda niimoodi juhibki, ma saan aru, ja koosolekud algavadki selle küsimusega. Ja sealt kaardistatakse erinevad strateegiad, tegevused välja, mida on vaja teha ja siis valitakse ainult üks asi. Ja see üks asi, kui sa oskad selle õigesti valida, muudab väga palju, annabki see 80% tulemust. On arusaadav. Et liigume siis oma eesmärkide poole. Ettevõtte puhul ongi see, et meil on suur vahe selles eesmärkide seadmises, kes on omanikud ja kui suur on ettevõte. Sest tegelikult, kui omanik ja juht langeb kokku, nagu mikrode puhul enamasti on osanik ja juhatus on üks ja sama, siis järelikult need finantsosad mulle tunduvad, et kasvab rohkem. Ja tegelikult ka, kui sul on elustiiliettevõtlus, siis need muud hüved ja nende poole liikumine ja sealtpoolt eesmärkide seadmine on olulisem. Et võiks mõelda oma ettevõttele püstitades just, et nad oleks tasakaalustatud. Et ei oleks ainult finantsasjad, ei oleks ainult sisuasjad või klientide töö, et sa peaksid suhteliselt palju erinevaid valdkondi ikkagi katma. Et 4 põhilist valdkonda on. Üks on siis finants, üks on kliendid, siis on tootmine või siis teenuse osutamise protsess kui selline ja siis, mis see 4. võiks olla meil? Ma kohe võtan lahti, mis see 4. võiks meil olla. Et
tasakaalus tulemuskaardist on see väga hästi näha, selleni me juba jõuame. Aga 4 on meil siis kliendid, töötajad või? Jah, meeskond, meie, hoppikene. Ma unustasin kõige tähtsama osa ära, meeskonna, ehk siis meie või need inimesed, kes loovad selle ettevõtte. Nii, et 4 aspekti ja igast 4 aspektiks võiks olla üks eesmärk kirjas sul. Nii, et see on siis oluline. Ja kui pikaks tegelikult eesmärke võiks püstitada, kui pikaks ajaks, siis siin ongi üldiselt see, et on ju lühiajalised kuni aasta, keskmise pikkusega 1-5 ja pikaajalised üle 5 aasta, mis suhteliselt kattuvad visiooni kirjeldusega siis. Et 3 liiki eesmärke on ajaliselt määratletud. Ma soovitan, siin ongi, et näidatud, et küsitlused on näidanud, et suurem osa ettevõtetest püstitab 1-3 aastaks eesmärke. Et kindlasti mina soovitangi 9 aastaks kindlasti eesmärgid väga täpselt paika panna, 3 aasta omad ja siis ka 5 aasta omad. Ja seda tagurpidises versioonis, et ma panen siia lõppu ka ühe selle meetodi, et see on enese arenguprogrammis küll, tegelikult oli ka ettevõtlusprogramm, et kuidas visioonist lähtuvalt luua eesmärk tänasesse päeva. Et neid eesmärke kindlasti ei pea niimoodi tegema, et sa alustad siit tänasest päevast ja liigud siis edasi ajas 5 aastani, vaid pigem vastupidi, võtad sealt 5 aastast ja liigud siiapoole. Nii, et selle meetodi me teeme siin kindlasti läbi ka. Vaatame, kas me siia plokki jõuame või siis teen eraldi plokki sellest. No ma räägin, eesmärkide seadmine on, ma olen kunn selles. Nii, kui me võtame töötukassa juhendi ette ja sealne eesmärk, siis ongi rõhutatudki üle seda ajalist aspekti ja antud juhul töötukassas äriplaani ma soovitangi panna kindlasti visiooni ja näiteks 3 aasta eesmärgi või 5, vaadake, kuidas oleneb valdkonnas, kus te tegutsete ja suhteliselt lühiajalisi eesmärke ka ikkagi nagu panna. Ja jälgige, et see oleks nagu tasakaalus ehk siis 4 erinevas valdkonnas. Nii, juuksekarv on näos. Ja juhendis on ka saavutatav, arusaadav ja mõõdetav. Et siin isegi nii palju ei pea olema, aga nii on. Siin on ka erinevaid näiteid. Äriplaani valmimine ja esitame rahastajatele selleks kuupäevaks. Seda tegelikult äriplaani sisse ei pea kirjutama, sest see on nagu teie enda jaoks eesmärk. Pigem lähtutegi siis müügitulu näitaja võiksite sisse tuua. Tasuvuspunkt, kui on oluline, et sinna jõuda. Et kuna see tasuvuspunkt on, et see ettevõte hakkab kasumit teenima, näiteks mitme kuu pärast, teil on eesmärk seatud, siis turunduse poole pealt võite ära määratleda, et klientide arv või siis kodulehe külastajate arv, ma ei tea, kas see on hea näitaja, pigem võib-olla just siuke sotsiaalmeedia mingi kanali siuke nagu arvuline eesmärk juurde panna. Turumahu suurenemisest võite vaadata, mõtelda mingit eesmärki ja nii ongi. Näide, mis minul oli äriplaanis, mul siis oligi 5 aasta oma pikaajaline, keskmiselt oli paar tükki ja lühiajalised. Kui me vaatame neid proportsioone,
siis tegelikult me näeme, et siin on mõnes mõttes viga sees, et nad võiks olla nagu siuksed üleval on 1, siis on näiteks keskmisel on 3 ja lühiajalisel on 6. Et nad natukene nagu suurenevad, sellepärast et loogiliselt võttes, mida lühiajalisem on, seda täpsem see on. Nii, et pikaajaline eesmärk on, et suurendatud on vähemalt 250 Lõuna-Eesti maapiirkondades tegutsevate juriidiliste isikute kasumlikkust ning ühiselt loodud vähemalt 100 uut ning edukat ettevõtet, kasutades selleks individuaalseid iseärasusi arvestavat ja nõustamist sisaldavat raamatupidamisteenuse pakkumist. Wow. Ajaline aspekt, analüüsime ilusti ära, on ju. Ajaline aspekt on pikaajaline eesmärk aastaks 2016 on paigas. Mõõdetav 250 ettevõtte kasumlikkust ja 100 uut ettevõtet või MTÜ-d. On ju, see on olemas. Spetsiifiline, et spetsiifiliseks teebki need keerulised sõnade mängud siin vahepeal. Individuaalseid iseärasusi arvestav ja nõustamist sisaldav raamatupidamisteenus. Ja siis, mis meil veel, kui me võtame Smarti ette, ma kerin ülesse poole, Smart oli spetsiifiline, on mõõdetav, on saavutatav. No nii ja naa. Realistlik, asjakohane. Ma arvan, et on ajaliselt määratletud, hindamine ja premeerimine, seda siin sees ei ole. Et eesmärk peabki olema selline pikk ja lohisev 3-4 rida. Ja täpselt ära mängides, et eesmärk kunagi ei saa olla tegevus. Et mida me teeme? Ehk siis mu eesmärk ei ole raamatupidamisteenust pakkuda. Mu eesmärk on ikkagi suurendada läbi mingi tegevuse midagi või vähendada midagi läbi mingi selle oma igapäevase tegevuse. Et tihti, mis viga tehakse, ongi see, et pannakse kirja, et et ma teen seda. Et sellepärast ma ei soovitagi panna, et ma esitan selle taotluse ära, et see on tegevus, mitte nagu nii väga eesmärk. Nii, keskmise pikkusega eesmärgid aastateks. Et mul ongi lahendatud siis nii, et see ajaline määrang on üldise faktorina üles pandud. Ja vaatamegi siis, kas need on tasakaalus eesmärgid keskmise aja. Nii, aastane müügikäive tõuseb iga aasta vähemalt 20%. Okei, täiesti arusaadav. Kui ma tahan seda mõõta ja teada, siis ma võtan iga aasta lõpus välja, kui palju on müügitulu ja mis on muutus aastate lõikes. See on väga kergesti mõõdetav ja arusaadav, kas ma olen liikunud sinna poole või mitu protsenti mul puudu on jäänud, kas 75% või 25%. Nii. Suurendatud on ettevõtte pinda vähemalt 3-kordselt. Sinna natukene on sõnade kasutus kehva, et mis ettevõtte pinda. Ruumilist pinda, ma arvan, on mõeldud kontorit. Ja siin võiks olla ka natukene juures arvuline, et mis see 3-kordne tähendab. Et vabalt oleks võinud panna juurde, et palju mul tookord oli 10 ruudult 30 ruudule. Aga samas tegelikult reaalselt, mis see eesmärk siin annab meil? Ega ruumid ei tee tööd. Ja kas see suurem pind tänapäeval, kas see suurem pind annab mulle midagi juurde? Pigem mitte, et ma isegi võtaks selle välja siit. Tööl on võetud vähemalt 2 täiskohaga ja 3 poole kohaga spetsialisti. See on väga konkreetne ja arusaadav ja ma saan aru, kas ma olen jõudnud sinna või mitte. Üks võimalus ongi see, et ka panna nagu selles ajas nagu liikuvaks eesmärk, ehk siis igal aastal võetakse 1 töötaja juurde, et kui mul on 5 töötajat, 12, 13, 14, 15, 16, 5 aastat on ju, et ma võin panna see, et igal aastal lisandub 1 töötaja. Ja see on natukene parem, seepärast, et siin puhul ma ju praegu ei tea, et kas 2016 aasta lõpuks mul peavad olema need 5 tükki, aga mul on mõistlikum
nagu iga aasta sinna panustada. Iga aasta suureneb kliendibaas vähemalt 20 kliendi võrra. See on väga konkreetne ja saavutatud on vähemalt 100 kliendi ja koostööpartneriga baas. Need ma isegi liidaks kokku. Et siin ongi see, tuleb jälgida, kui sul on sellised üksteise sees tegelikult eesmärgid, et need oleks loogiliselt. 5 aastat on see plaan, ajaline määratlus, 100 klienti ehk siis jagatud 5-ga 20 ehk siis ma alustan, siin on tegelikult natukene kas siis 2012 alguses mul ei ole ühtegi klienti või? Ja, et siin natukene peaks olema nagu juures, et võiks kokku panna need, et suurendatud on kliendi ja koostööpartnerite baasi vähemalt 100, suurendatud on kliendi baasi vähemalt 100 kliendi ja koostööpartneri võrra, mis tähendab, et igal aastal tuleb juurde 20 klienti. Kuidagi niimoodi kokku panna. Siis võtame lühiajalised eesmärgid ette. Saavutada vähemalt 15 kliendist koosneva kliendi-baas. See on täiesti okei. Sõlmida vähemalt 4 omavalitsusega koostööleping. Milleks? Et siin juures võib ka olla see, et kui inimene loeb, kes ei ole ülejäänud plaani lugenud, et siis võib ka lisada juurde milleks. Kliendi-baas raamatupidamisteenuse pakkumiseks, koostööleping projektide läbiviimiseks või milleks see koostööleping on tehtud, mis see eesmärk on. Positiivse rahastusotsuse on saanud vähemalt 2 projekti, mis soodustavad ettevõtlikkust Lõuna-Eesti piirkonna noorte ja käsitööliste seas. Voilà, see on täpselt see, et mis need projektid on lisatud juurde. Aga kui me vaatame siin siis sihukest tasakaalu, et põhimõtteliselt see tasakaal nagu on olemas, et võib-olla siin on liiga palju lähtutud sellest, et klientidest tuleb ka see müügitulu kasv, sest müügikäive näitaja on pikaajalises ainult sees ja eeldatakse, et kui sul tuleb klienti juurde, siis tuleb ka töötajaid juurde ja ka käive kasvab. Et võib-olla isegi siin ma oleks toonud ka sisse kasumi näitaja just selle poole pealt, et kas on efektiivne tänapäeval just nagu tagasi mõeldes, et efektiivne võtta töötajaid juurde, suurendada kliendibaasi või siis on lõpmatusse või siis on efektiivsem valida endale kliente. Et siin need eesmärgid on väga nagu siuksed kvantiteet, kvaliteet on ju. Kvantitatiivsed, aga mitte nii kvalitatiivsed. Ehk siis sisu poole pealt ta ei anna seda sisu, et siin on kõik nagu siuksed mõõdetavad ja arvulised. Aga kas selle puhul need 100 klienti tegelikult ongi nagu sellised kliendid, et neil on 3 arvet aastas, mille raamatupidamist ma peaks tegema, või siis need on sellised kliendid, kellel on vähemalt 300 või 400 või 500 dokumenti aastas, mille raamatupidamist peaks tegema. Et siin on nagu see dimensioon täiesti puutumatu, et võiks selle dimensiooni siia eesmärkidesse ilusti sisse tuua. Sellepärast, et reaalsus on see, et see on efektiivsem panustada konkreetsesse ettevõtjasse, mitte laiendada seda kliendibaasi lõpmatusse. Sest et üks inimene suudab teatud arv inimeste kontakte üleval hoida. Et see on nagu näha. Ja täpselt samamoodi, et üks juht suudab nagu kindel arv töötajaid endal ära hallata edukalt, ma mõtlen efektiivselt. Loomulikult see võib nagu lõpmatusse ka liikuda, aga kas see on efektiivne? Nii, et eesmärkide poole pealt siis on arusaadav, et lisage siia mõnusalt dimensioone juurde. Nii,
jätkame siis sellest lubatud metoodikast, kuidas eesmärke kirjutada või luua tagurpidi ajaliselt. Ehk siis see on siis üks meetod, mida ma kasutasin ühes teises ettevõtlusprogrammis ja mulle endale küll väga meeldis, mis aitas mul nagu hoida nagu fookust paigas. Et siin te võite ise valida, mis aja te soovite teha, et mis on see ajaline määratlus. Et me võime võtta 5 aasta, me võime võtta 1 aasta, 3 aasta ja nii edasi. Et pange sinna endale sobiv aeg. Nii. Et kõigepealt liigukski siis, et alguses te kirjutategi sellise pikaajalise liikumissuuna. Ja sinna siis pange enda jaoks kas siis 5 aasta pärast või siis 3 aasta pärast, et kuhu või mismoodi te tunnete, et tahaksite jõuda, kuhu te tahaksite jõuda. Et kui me võtamegi siin siis näiteks 2021 aasta alguse, mis siis on see, kus ajaliselt ma tahaks vaadata, kuhu ma olen jõudnud. Et mõtelge enda jaoks, et 2021 näiteks aasta alguses, kui sa oled seal aasta alguses, sa võid nagu mõttest rännata. Nii. Ja mis ma tahan, et selle aasta alguseks mu elus oleks? Mis muutused ma olen nagu ära teinud, millest mu igapäevaelu koosneb? Võid ka silmad kinni panna täiesti vabalt, visualiseerida enda jaoks, kus sa elad. Millised inimesed su ümber on, millega sa oma igapäevaelus tegeled, mis kell või kuna sa tööle lähed, kus sa töötad ja mis sinu töö sisu on, mis sind naerma ajab, mis sind rõõmustab. Juhul, kui sul on lapsed praegu, kui vanad nad juba on, millega nemad tegelevad. Et selline mõnus visualiseerimise hetk on see. Võid rahulikult silmad kinni panna ja vaadata, kuhu sinu mõtted ja unistused sind viivad. Ja kui sa oled valmis, siis sa saad sinna kirjutada selle asja, kus sa tunned, sisimas tunned, et sa tahaksid jõuda näiteks siis 2021 aasta alguses. Ja hea meelega siis jaotakski, oleneb, kui sa valisid alguses 5 aasta peale, kuhu sa tahad jõuda, või siis 3 aasta peale, siis jaota see periood sellest sihist selleni kuskil 3 võrdseks osaks. Et kui me võtame näiteks aasta pärast, siis 3 võrdset osa on 4 kuud. Ja järjest panedki siis tagantpoolt, minu näite puhul on lihtsalt näite kuupäevad, et te saate ise muuta, et teie jaoks see meetod lihtsalt arusaadavaks teha. Et terve selle perioodi sealt algusest kuni tänaseni see jaotad 3 võrdseks osaks ja iga periood on siis konkreetse pikkusega. Ja esimesena sa kirjutadki sellest nagu lõpusihist, hästi keeruline kirjeldada seda, lõpusihist see ajaperiood, mis sa oled valinud selleks perioodiks ja kirjutad, et ma teen järgmisi tegevusi. Näiteks siis, kui mul on aasta peale, on ju, 4 kuud on üks periood, siis kui me võtame aasta alguse, siis detsember, november, oktoober, september. Septembrist detsembrini sellel aastal ma teen järgmisi tegevusi ja panedki 5 tegevust ja sa ei vaata mitte midagi muud. Sa vaatad ainult seda ühte silti, mis sul seal üleval on ja mõtled ainult selle visuaali ja selle pildi peale, mida sa oma vaimusilmas nägid. Ja kirjutad 5 asja, et see vaimusilmas olev pilt saaks reaalsuseks. Ära mõtle loogiliselt, mõtle selleks, et see saaks reaalsuseks, mida sul on vaja teha sellel eelneval 4 kuul siis näiteks.
Ja järgmiseks võtadki sellest omakorda 4 kuud ehk siis august, juuli, juuni, mai, maist augustini, mis mul on vaja teha, et see, mis ma septembrist detsembrini endal paika panin, saaks võimalikuks. Ja siis on juba jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai. Jah, on ju ikkagi. Jah. Jaanuar, veebruar, märts, aprill, et siis mis sina peaksid tegema jaanuarist aprillini, et see kõik, mis sul on juba eelnevalt kirjas, saaks reaalsuseks. Nagu see nool ka kõrval näitab, siis see liikumine peabki olema ülevalt alla, lähemale tänapäeva ehk siis tänasesse hetke. Nii, ja see võtab teil aega. Ärge seda unustage. Ja võtke see aeg enda jaoks ja vaadake, kuhu te jõuate. Ja siis te võite ka viimase küsimuse lihtsalt vastata. See on niisugune filosoofiline küsimus, mis seal on. Mida on mul vaja praegu selleks, et ma valiks selle kõige iseenda jaoks? Ma igapäevaselt kohtan väga palju ebakindlust. Et nii kahjuks on. Ja ega ma ise ka hullult mingi sihuke enesekindel vahepeal ei ole, et minus on ka väga palju ebakindlust. Ja mis ebakindlust teeb, on see, et me iseendal ei luba valida asju, mida me tahame ja millest me unistame. See ebakindlus ei tule väljastpoolt, see tuleb meie enda seest, mis peegeldub väljaspoole ja väljaspoolt inimesed hakkavad seda peeglit meile näkku näitama. Et see tuleb ikkagi meie seest ja tihti me lihtsalt ei vali iseennast ja seda unistust, mida me oma mõttes tahame saavutada. Nii lihtne see ongi. Kuigi see on väga kurb. Tegelikult see ongi väga kurb. Ja vastutus meie elu eest on ikkagi meil endal, et keegi teine ei ela meie elu. Vahepeal küll tundub, et eriti kui sul on vastsündinu kodus, et siis ikkagi tema elab sinu elu. Et nii natukene on need esimesed 2 kuud kindlasti. Aga vastsündinu meeleseisund, kõik muu tuleneb emast või siis isast. Nii et kui sina valid iseennast ja valid oma unistuste elu iseenda jaoks ja selle võimalikkuse, siis on ka kõik ümbritsev keskkond õnnelikum ja rahulolevam, sest sina oled õnnelikum ja rahulolevam. Nagu ka ütlus on, et siis, et happy wife, happy life. Jah, nüüd sai õigesti vist. Et happy wife, happy life. Ehk siis, kui naine on kodus õnnelik, siis on kõik peres õnnelikud. Et see ei kehti ainult naiste kohta, see kehtib ka iga inimese kohta siin elus. Kui sina oled õnnelik, siis ümbritsev keskkond on ka harmoonilisem ja õnnelikum. Et kui sina oled pahur ja süüdistad kõiki teisi oma elus, siis sind hakatakse ka süüdistama. Et võta vastutus, ükskõik kui raske see võib sulle tunduda praegu, võta vastutus oma elu eest iseenda kätte. Sellepärast, et see on sinu elu. Ja sina elad seda, mitte keegi teine ei ela. Ja eesmärkide seadmise üks kõige baas asju on see, et sa pead ise valima enda jaoks need eesmärgid. Et sa hakkad neid ellu viima, mitte et sa kirjutad need ära ja jälle hakkad ennast saboteerima ja oma ebakindlusest põhimõtteliselt sa ei valigi nende eesmärkide poole liikumist. Natuke jälle siuke filosoofiline jutt, aga selline kord ma olen. Nii et ma loodan, et sellest on ka nagu igapäeva elus teil kasu. Sest ma ütlesin, et ettevõtlus on kõige suurem protsess, mis võimaldab sinul inimesena kasvada. Ja kui sa suudad eesmärke täita ja lubadusi, need on lubadused, need eesmärgid ei ole niisama kirjas, need on lubadused sinul endale. Kui sa suudad neid täita, siis sa austad iseennast ja armastad iseennast rohkem. Nii kui sa ei täida neid, siis sa valetad iseendale ja petad ennast. Ja see omakorda toob ka jälle rohkem ebakindlust sinu ellu, on ju.
et luba endal, aevastan kohe. Vabandust. Et luba endal valida iseennast ja neid eesmärke, mida me siis täna siin seadsime. Et tee see meetod läbi ja sa võid ka seda meetodit teha ükskõik mis elu valdkonnas, kas oma pereeluga seoses või suhte loomise eesmärgil. Ja kasuta seda ja pane see eesmärk kuskil endale suurelt ette, et sul tuleks ikka meelde, mitte et ta oleks kuskil nagu laua kõige tagumises sahtlis on ju. Sest mul on näiteks mul on seal. Et iga kord, kui ma kontorisse tulen, siis ma tean, et 15 aasta pärast, kuhu ma tahan jõuda, siis 10 aastat, 5 aastat, 1 aasta ja nii edasi. Et see on nagu toodud mul tänapäeva ja kuhu ma tahan jõuda. Aga see ei tähenda, et ma ei oleks nagu tee peal kraavides käinud, aga see tähendab seda, et kui mul on nagu vaja, siis mul tuleb see fookus meelde. Ja ma märkan seda, et võiks võtta ennast uuesti nagu taskulambi kätte ja hakata kõndima otse, mitte nagu kraave mööda lasta. Nii. Aga eesmärgid siis said meil otsa. Ja see peatükk oligi siis nagu siuke filosofeeriv igapäevaellu. Ma loodan ka teile seda oskust luua. Aga teiselt poolt ka äriplaani poole pealt ma usun, et te saite päris häid nippe, et kuidas neid eesmärke äriplaani sisse panna ja jälgida, et need oleksid asjakohased ja tasakaalus lähtudes teie valdkonnast ja ettevõttest. Aga kohtume juba tasakaalus tulemuskaardi meetodi tutvustamise juures, mis on siuke innovaatiline meetod. Ja järjest rohkem tegelikult kasutatakse just SWOT-analüüsi asemel ja ta muudabki kõik selle asja nagu tervikuks teie enda jaoks ka. Nii et kohtume juba tasakaalus tulemuskaardis. Tšau!